Pontu suur seiklus. Teksti loeb Emma Vinkel. Ühes suures ja rohelises metsas elas rõõmus koer nimega Pontu. Pontu armastas ringi joosta, uusi lõhnu nuusutada ja avastada kohti, kuhu ta varem polnud sattunud. Ühel hommikul märkas Pontu vana kännu peal paksu raamatut. Raamat oli natuke tolmune ja selle kaanel olid lehed ja tähed joonistatud. Huvitav, kelle raamat see on, mõtles Pontu. Ta avas raamatu ettevaatlikult, sealt kukkus välja valge paber ja pehme sulg. Paberil oli kirjutatud: sellesse raamatusse saab kirja panna suuri seiklusi. Pontu silmad läksid suureks. Siis peab ju mul üks päris seiklus olema. Just siis krõbises põõsas. Väike siil tuli aeglaselt välja. Tere, Pontu, miks sa nii põnevil oled, küsis siil. Pontu näitas raamat. See on seiklusraamat, tule minuga kaasa. Mina tulen, ütles siil. Nad hakkasid koos mööda metsarada kõndima. Päike paistis läbi puude ja linnud laulsid. Äkki kuulsid nad rohus sahinat. Pikk madu roomas nende juurde. Kuhu te lähete, küsis madu. Seiklema, vastas Pontu. Kas ma võin ka kaasa tulla? Muidugi! 3 sõpra läksid edasi ja jõudsid väikese oja juurde. Oja kohal oli vana palk. Pontu hüppas üle, siil veeres ettevaatlikult ja madu roomas elegantselt üle palgi. Natukene edasi leidsid nad suure kivi, mille all oli väike koopake. Koopas oli vaikne ja natukene salapärane. Seintel särasid väikesed kivikesed nagu tähed. See on nagu aardekoobas, sosistas Pontu. Pärast seiklust istusid nad murule puhkama. Pontu võttis sule ja paberi ning hakkas kirjutama. Täna läksid koer Pontu, siil ja madu seiklusele. Nad ületasid oja, avastasid salajase koopa ja said veel paremateks sõpradeks. Pontu luges loo kõva häälega ette. Siil plaksutas ja madu sisistas rõõmsalt. See oli suurepärane päev, ütles siil. Pontu sulges raamatu ettevaatlikult. Ja see on alles esimene seiklus. 3 sõpra vaatasid metsa ja teadsid, et uusi seiklusi tuleb veel palju.